Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. On makstud rente ja antud võlgu. On makstud protsente tasa ja targu. On üüritud, laenatud, makstud makse. Kõik lõigatud, mulle tagasi andke. Tahan oma raha tagasi. 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 On söödud, on joodud, on prassitud maha. On pillatud, loobitud, puistatud maha. On käidud ja sõidetud, visatud peale. Kui tahate nutke, kui tahate naerge. Tahan oma raha tagasi. 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 Hommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna otsestuudios vabariigi aastapäevaeelses Keskpäevatunnis koguni 4 meessel pidulikul puhul. Marek Strandberg, Hindrek Riikoja, Aimar Altosaar ja Priit Hõbemägi laulis aga unistuste bänd sellest, et vaja on oma raha tagasi saada ja tõepoolest algas tulumaksudeklaratsioonide esitamine ja kõik inimesed, kes on siis möödunud aasta jooksul oma raha kas ära kulutanud, maksnud üüre, rentinud midagi või siis selle lihtsalt maha prassinud, saavad nüüd esitada oma tulumaksudeklaratsioonid ja võib-olla ka midagi tagasi saada. Aga eile rõõmustasime Henri Sildaru võidetud olümpiamedali üle, soovime talle õnne ja nii talle kui ka tema isale, kes on näinud tööd, vilet ja vaeva ja juba 2 last, oma last olümpia autosustamise poodiumile viinud. Henri sai hõbeda ja Kelly sai pronksi ja kas me võime nüüd küsida 4 aastat tagasi. 4 aastat tagasi jah, aga võistleb ka nüüd, et kas me võime nüüd küsida, et Eesti talisport on heal tasemel, et toob olümpialt medaleid. Et Kersti Kaljulaid on saanud olümpiakomitee presidendi ametiga suurepäraselt hakkama, hoolimata sellest, et tegelikult ju lõviosa meie sportlastest on pigem nagu põrunud. Eile õhtul ma just otsisin, olles näinud siis veebis president Alar Karise tervitust siis Henri Sildarule, hakkasin otsima, et kus kohas on meie olümpiakomitee presidendi tervitus esimesele olümpiamedali võitjale nendel olümpiamängudel, aga ei leidnud kuskilt. Võib-olla öö jooksul on tulnud, aga võib-olla ei ole. No, ma arvan, et seda tehti eile nii-öelda koha peal medalipeol. Ma tahaks loota vähemasti. Ja, seda loodame. Nii, aga läheme siis edasi nende teemadega, mis meile on silma hakanud ja üks põnevamaid teemasid, mis peaks kogu ühiskonda tegelikult puudutama ja üsna oluliselt on see, et üks Maaülikooli professor, tenuuriprofessor, mis tähendab seda, et ta on nii-öelda elukutseline professor ja saab ainult muutuda kogu aeg paremaks, keegi teda kuskilt ära, see ei aja enam professori ametikohalt, avaldas ühe artikli ja selle artikli lõpus olid viited mitmesugustele teaduslikele töödele ja nagu kontrollimisel selgus, ei olnud ühtegi nendest teaduslikest töödest olemas, nad olid välja mõeldud ja selgus, et need olid tehisaju poolt välja nuputatud olematud teaduslikud viited ja see tekitab palju küsimusi, et mida me siis õieti saame uskuda, kui juba ülikooli täisprofessor
esitab avalikkusele andmeid, kus artikli lõpus on tehisaru poolt välja mõeldud viited. Ennem kui spetsialistid sisuliste küsimuste juurde lähevad, kas meil on mingisugust, jah, Marekil juba tead silmad säravad, aga kas meil on mingisugust teadmist, et kas lugupeetud tenuuriprofessor langes ise ohvriks, usaldas asju, mida ta ei oleks pidanud usaldama, või oli tegemist tema poolt nii-öelda nagu sihiliku käitumisega, sellepärast et see soode kuivendamine ja vastupidi uute soode loomine, see on siuke väga palju kirgi kütnud teema ja ei ole üllatav, et sellesisuline artikkel just nimelt Rahvusringhäälingus ilmus. See on kirgi kütnud vaieldamatult selles mõttes, et ega igasugune, kuidas ma ütlen, nagu teaduslik temaatika, mis soode taastamine endast kujutab, ökosüsteemi taastamist see endast kujutab, tekitab probleeme, ka majanduslikke probleeme väga tugevalt. Ja kuna Maaülikooli ja Tartu Ülikooli metsanduse teemadel on väga selge veelahe sisse jooksnud. Maaülikool on rahametsanduse inimeste koht ja Tartu Ülikool siis ökosüsteemse metsanduse koht, mida on küll sa ütlesid ilusasti rahametsandus, aga ütle Marek, ennem kui sa sisuliselt lähed, kas ta pettis või kas ta langes ohvriks? Ei, ta ei ole millegi ohvriks langenud, ta on selgelt petnud, Reimo Lutter on tema nimi ja kuna tema tekst, mille ta on avaldanud, ka ise proovisin järgi huvitudes, et kui palju seal on siis sellist nagu tekstis eneses sellist sümmeetriat ja siis keele stiili, mida tavaliselt kasutab tehisaru, siis seda on seal väga palju, ehk et tõenäoliselt ta on selle teksti ise suunatult palunud tehisarul kokku panna koos viidetega. Ja uskudes neid viiteid, mille tehisaru loomulikult tulles vastu inimese soovile. Kui inimene ütleb, ma tahaks sellist artiklit saada, kus nagu see metsade uputamine on kriitiliselt ära mainitud koos viidetega, siis tehisaru tubli teenrina teeb täpselt seda, mida tenuuriprofessor palub ja kirjutab talle teksti ja tenuuriprofessor vaatab, väga hea tekst ja saadab selle Rahvusringhäälingule tuimalt avaldama. Ehk sa ütled, et professor lasi tehisarul kirjutada artikli, mitte väga suure tõenäosusega ja see seab kahtluse alla üldse väga paljud teaduslikud küsimused. See juba seabki kahtluse alla, vähemalt minu usu professuuri. Kui professorid, kes on meie jaoks olnud lugupeetud ja austatud inimesed, kes tegelikult tõstavad ja hoiavad teaduse väärikust, niimoodi teevad. Ma loodan väga, et see on üksik juhtum, Marek, et sellised lugusid rohkem ei ole ja enamik professorid, mitte enamik. Enamik loomulikult, ma arvan, et enamik professorid ongi kogu aeg. Samas ongi naljakas, et selleks, et praada professoriks ja niimoodi alaliseks professoriks, pead inimene väga palju tööd tegema, väga palju publikatsioone tegema, väga olema kogu aeg nähtaval, et kuidas siis selline petturlus nagu varem välja ei tulnud või oli siis nüüd ainukordne tal äkki või? Petturlus on teaduses üsna levinud, see on globaalselt üsna levinud kuulsus, kui me võtame selle saate alguses olnud laulugi, et tahan oma raha tagasi, et siis ka majanduslikud huvid, need kõik määravad teatud osa professuuri puhul, teatud osa teadlaste puhul väga nende käitumist ja väljaütlemisi ja nüüd on peamine küsimus, milline on tema alma materi Maaülikooli reaktsioon selle peale. Mida tehakse inimesega, kes on osutunud teaduslikuks petturiks? Ja ega muud ei olegi. Ülikoolid on autonoomsed ja oodakem siis, milline on Maaülikooli käik. Või öeldakse, ta ju vabandas, muidugi ta ju vabandas, ta eksis, ta valetas, aga ta eksis ja seda ikka juhtub. Ehk et siin on nagu selge otsus Maaülikoolil. Mida sellise inimesega me ootame siis vähemalt järgmiseks keskpäevatunniks Maaülikooli selgitust. No loodame, et me näeme seda või mingit otsust. Aga kui mingit suunda katsuda anda, siis kui sa bakalaureuse töö lased kirjutada AI-l, siis tõenäoliselt lisatakse sind ülikoolist välja. Kui õnnestub jah, et mina kui bakatööde juhendaja ütlen, et päris keeruline on siis eristada valmistekstis, et mis on tehtud siis bakatöös nii-öelda AI või mitte AI-ga, kui sulle esitatakse siis mingisugune 40 lehekülge, aga kuna bakalaureuse töö ettevalmistamine ei ole mingi paberipataka lauale panemine, vaid selle eelneb 6 kuud seda, kui juhendaja siis
iga nädal isiklikult suhtleb oma siis juhendatavaga, kus arutatakse läbi nii teema, siis hüpotees, uurimisküsimused, siis arutatakse üle töömetoodika, arutatakse üle siis uurimismeetodite ja kõikide nende üle, et tegelikult on juhendaja arutanud läbi absoluutselt kõik peened detailid ja näinud selle töö valmimist etapp ja loeb kogu aeg seda läbi. Nii et selles mõttes ei ole enam võimalik nii-öelda bakalaureuse töös, kui tööd tehakse korralikult ja kui juhendaja päriselt juhendab ja päriselt pool aastat suhtleb oma siis tudengiga, siis see ei ole võimalik, aga kui on mingisugune taoline asi, et seal on mingisugune sutsti, et suhet ei ole mingisugust, pannakse paberipakk lauale, siis ma arvan, et on väga keeruline aru saada sellest. Ma tahan ühte asja öelda, et ega siis teaduses tehisaru kasutamine või masinõppe kasutamine ei ole midagi haruldast ja seda tehakse kogu aeg. Enamgi veel, Nvidia pakub ka teadusasutustele välja, et te võite tellida oma teadustöö temaatika jaoks nende käest välja õpetatud protsessorid, ehitada nendest üles masinsüsteemi ja seal nagu harrastada oma teadust, mis on täiesti nii-öelda lubatud ja õiglane tegevus. Antud juhul on tegemist lihtsalt sellega, et professor oma ametipositsiooni kasutades lasi tehisarul kirjutada propagandateksti ja avalikustas selle Rahvusringhäälingus. No ma ei tea, kas propagandateksti ju sellepärast, et see oli, ma eristaksin nüüd need tema tehisaru poolt toodud viited, siis selle teksti üldisest sellisest nagu tonaalsusest, et kuna teema oli siis metsade soostamine, metsade soostamises on meil täpselt samamoodi nagu Tartusse tselluloositehase ehitamisega, on teadlasi, kes ütlevad seda ja teadlasi, kes ütlevad teist ja see ongi teaduse põhiolemus, et tuleb kogu aeg uusi andmeid juurde, et ka teaduses on erinevad voolud, nii et selle teema seisukohta ma siin ei kritiseeriks, et teadlasel on õigus oma seisukohti põhjendada, aga see, kuidas see aparatuur oli tal vääriti üles ehitatud ja selles mõttes tõepoolest, et ma ei arva, et ma ülikool peaks nüüd Kuku keskpäevatunnile saatma mingisuguseid teateid selle kohta, aga see, mida siis professor tegelikult ütles välja, et et nagu hiljem, kui siis eksitus või viga tuli ilmseks, ütles, et et ma ei tea, et ma teadsin tegelikult küll, et need on valed, aga et ma siin kleepisin siin ühest failist teise ja siis unustasin ära ja tegelikult teadsin küll, et sorry, see ei ole vabandus, sõbrad, see ei ole mingisugune vabandus, see on niisugune lapsik vingerdamine, nii et selles osas on nüüd vaja kindlasti piinlik lugu, aga Läheme sellise teema juurde nagu Eesti noored välismaal ja väliseestlased üldse, et viimaste 10 aastatega on hästi palju eestlasi kolinud välismaale ja vähe sellest, et kolinud välismaale, leidnud seal tööd, loonud pered, neil on lapsed on kasvanud, käinud koolis, läbinud siis juba põhikooli, gümnaasiumi ja on jõudnud võib-olla sinnamaale, et hakkaks omandama kõrgharidust ja nüüd tulebki välja, et tegelikult Eesti ülikoolid oleksid üsnagi huvitatud sellest, et need Eesti noored, kes siis on välismaal üles kasvanud ja tegelikult on passijärgsed Eesti Vabariigi kodanikud, tuleksid, õpiksid kodumaal ja neid, nagu tuleb välja, on ju üpris palju. No Välisministeeriumi ja Harno koostöös on nüüd hakatud viimastel aastatel tegema seminare väliseestlastele, kõige rohkem muidugi Helsingis, kus on väliseestlasi kõige rohkem, aga ka Brüsselis ja mujalgi, kus tutvustatakse noortele, kes on siis väliseesti või kelle vanemad on eestlased või kelle üks vanematest on eestlane või kes lihtsalt tahavad Eestiga rohkem ennast siduda, oma esivanemate juuri meelde tuletada. On tehtud seminare ja infomaterjale ja minu arvates on see protsess ikka üsna alguses. Kui Välisministeeriumi andmetel praegu on umbes 25 000 inimest üle maailma väljaspool Eestit, kes on alla 25 aasta, kes on nagu eestlased, keda võiks nimetada eestlasteks, siis see on ikkagi väga suur hulk rahvast. 16 000 neist on just niimoodi enam-vähem ülikooli ikka jõudmas ja sellises vanuses, kes peaksid hakkama vaatama, kuhu need edasi õppima lähevad ja kui me praegu teame, et hetkel on sel aastal on umbes 120 väliseestlast Eesti kõrgkoolides, siis on siin potentsiaal veel tohutu, kuhu edasi minna. Küsin sult kui psühholoogilt ja sotsioloogilt, et tänasel hetkel ju me näeme seda, et globaalselt on teatud muutused toimumas, kus selline kosmopoliitsus
asendub mõõdukalt uuesti sellise rahvuskesksuse ja selgelt määratletud identiteediga. Kas sellel lainel võiks ette kujutada, et me saaksime kas või need 25 või 16 000 inimest, kes Eesti juurtega välismaal mingite kavadega, nimetame seda integratsioonikavaks, mis küll erineb sellest integratsioonist, mida me siiamaani näinud oleme, kuidagi moodi nagu Eesti poole kallutada? Minu arvates on seda ressurssi vaja nüüd küll rohkem ümber jagada ka väliseestlaste kasuks, sest me oleme ikkagi juba tsiviliseeritud, kultuurne maailmarahvas, tänapäeva elujõuline rahvas on ka globaalne rahvas, kõik need, kes on maailmakaardile teevad midagi, nad on tegelikult nii teisiti ka ülemaailmsed rahvad. Need rahvad, kes ainult sulguvad iseendasse, neist ei tea varsti mitte midagi. Need paratamatu, kui tahavad elada, oled sa ka globaalne. Aga see tähendab omakorda, meil peavad olema väga tugevad sidemed, me peame oma emamaal nägema selle nimel ka vaeva, panema ressursse, et meid üles teitaks, et meid ära tuntaks, et ka meie inimesed, eestlased, kes siis on mujal, oleksid nagu head meie agendid ja meie tutvustajad, sidemete loojad. Nii et see 120 on, mis praegu on selgelt liiga vähe. Ma oletan, et nendest 25 000 võiks ikkagi tunduvalt suurem protsent, näiteks 10% vähemalt olla, kes on Eesti kõrgkoolides, võib-olla ka rohkem, aga mul on tunne, et me oleme selle tee alguses, et kõik need Study in Estonia ja muud programmid on alles nagu hoogu saamas ja tahaks ikkagi näha, et iga aasta see protsent tõuseb. Ja siin on nüüd veel üks oluline osa, nimelt kõrgkoolid ise, kui palju nad ise panustavad. Mulle tundub, et kõrgkoolid on ka alles ärkamas. Nad võib-olla ei taju veel seda tudengite puudust, mis hakkab kohe kohale jõudma, aga üks ressurss, kus saaks neid juurde, oleksid väliseestlased mõnelt maailmast. Küsimus ongi ju selles, et mida me tegelikult saavutada tahame, et kas me näeme nendes noortes väliseestlastest nii-öelda võimalust leevendada kõrgkoolide tudengipuudust või on meie eesmärk ikkagi see, et need inimesed oleksid väga tugevalt Eestiga seotud ja vahest tuleks osa neist ka siia elama ja sellisel juhul on tegelikult ülikoolist rääkida hilja, et juba gümnaasiumi tasemel tuleks pakkuda, just riigi poolt soodustatuna pakkuda võimalust tulla näiteks aastaks vahetusõpilaseks Eestisse. Ma vaatan ei ole just väga palju, aga siiski mõned nii-öelda väliseestlastest tuttavad on olemas ja midagi ei ole teha, et kui noorel inimesel kujuneb ikkagi juba põhikoolis, keskkoolis välja see suhtlusvõrgustik, siis pärast seda on teda väga keeruline Eestisse tagasi saada. Et see selge side rohkemalt kui ainult perekondlikul tasemel on vaja saavutada Eestiga juba varem ja miks mitte pakkuda võimalust, et 10. või 11. klassi tulla Eestisse õppima, õppekavade erinevused, jah, tõsi, need seal on igasugused, need mängimist ja juntimist on kõvasti, aga see oleks see, mis aitaks nagu palju selgemini ja palju paremini selle noore Eestiga ja kui nii öelda siis oma kodumaaga või tavaliselt poolenisti kodumaaga, sest tihtipeale teine vanem ei ole eestlane, ära siduda, et seda oleks vaja, see peab toimuma juba gümnaasiumist, et põhikooli lõpp vist on natukene veel vara. Väga erinevaid tulekuid on. Tegelikult Harno ja Välisministeeriumi andmetel Soomes, kus on hästi palju eestlasi ja enamik Soomes olev Eesti lapsi läheb ikkagi ka Soome koolidesse, Soome gümnaasiumisse, sealt on hakatud tulema gümnaasiumastmesse Eestisse. On põhikooli Soomes, aga tulevadki Eestisse. Just sellepärast, et neil on siin ikkagi mingisugune suurem turva, sotsiaalsed sidemed, kellega nad tahavad kohtuda. Ja teine äärmus nii-öelda on täiesti need eestlased või Eesti taustaga inimesed, kes tulevad täiesti meie mõistes mitte kusagilt, nagu meil ka tänases lehes on üks noormees Liam, kuidas ta ennast ikka ise hääldab, Wisconsini osariigis, kus ta ei tea ühtegi eestlast, ta kindlasti on, ta ei välista ja tal ei ole üldse mingit kontakti eestlastega olnud. Teda haaras lihtsalt see, et ta leidis oma vanaisa raamatu, mis oli eesti keeles ja hakkas huvi tundma, mis seal kirjas on, vanemad poolt teda üldse õpetanud ja ta õppiski selle kaudu eesti keele ära ja nüüd on juba täiesti eestikeelses töökeskkonnas, õpib Tehnikaülikoolis
ja ka niimoodi tullakse. Need on väga erinevad tulekuviisid. Aga need on muidugi väga üksikud näited, et see töö nagu peaks olema palju süsteemsest, et mis viga on Soomest või Lätist või Leedust või isegi Euroopast nii-öelda käia Eestisse, et su vahemaad on väiksed ja seetõttu nii-öelda see side Eestiga on ikkagi tihedam, aga kui juba ikkagi natukene kaugemale läheb, on see siis Ameerika, on see Austraalia, on see Aasia kuskil, sul on logistiliselt väga keeruline lihtsalt käia. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et aga see sama nii-öelda identiteedi tekkimise võimalus, et laias laastus, kui eestlaste peale vaadata, siis me oleme ju väga lahedad. Me sõidame talviti mööda jääteid saartele, me peame üle mitme aasta laulu- ja tantsupidusid, et see kogukond on siin kummaline, aga lahe. See ei ole, me ei ohverda inimesi, me ei ohverda isegi loomi mitte ja selles mõttes nii-öelda see kultuur on siin ju üsna vahva, kui väljapoolt vaadata. Muidugi on ja eks see kõik lõpuks algab ikkagi pihta nagu vanematest, et lihtsalt enda tuttavaidki vaatan, et on tuttavaid, kelle lapsed räägivad täiesti väga puhast eesti keelt, hoolimata sellest, et ainult ema nendega eesti keeles suhtleb ja korra aastas siis kohtuvad vanavanematega ka, aga on ka vanemaid, kelle lapsed lihtsalt ei räägi eesti keelt, sest et koha peal sul on mugavam, kui sa oled selles ingliskeelses ruumis, siis mugavam on ju lasta, ega see vanematelt nõuab ikkagi päris suurt pingutust õpetada oma lapsele selgeks eesti keelt, kui lapsel ei ole kellegi teisega ainult vanemaga seda rääkida. Aga kultuur ongi ju pingutus. Oluline on see, et Eestis tehakse nagu kõik selleks, et oleks võimalik, et oleks vanematel või huvilistel mujal maailmas oma siis pereliikmeid Eestiga kokku viia ja me peaksime oma töö ära tegema siin. Huvitav, kas presidendi kõne on tänaseks hetkeks juba valmis, mida ta teisipäeval pidama hakkab? Jaa, see on valmis, ta peab täna, ta harjutab seda täna. Harjutab täna, jah, et loodetavalt... Ma arvan, et natuke veel kohendatakse. Loodetavalt see teema tuleb sinna sisse. Mitte nüüd, et üks president ka keskpäeva tunnile aru andma, aga see teema tundub olevat oluline. Jaa, aga see nädal oli minu jaoks oli huvitav sellepärast kõikide nende põnevate teemade kõrval, mis siin nagu pinnale tõusid, et see tõi avalikkuse ette 2 sellist uut terminit, mida on üsna vähe kasutatud ja mulle tundub, et lähevad laiemasse kasutusse ja sellega hakatakse nii ka nagu poliitilises diskussioonis mängima. Üks on etnotsentrism, mis siis on pärit see ei ole pärit Tartust ja see ei ole pärit ka siis selle kurikuulsa influentseri suust, vaid see on tema siis mõtete kommenteerijate käest tulnud etnotsentrism iseenesest, mis on siis selline nähtus, mis seab nii-öelda ühe konkreetse riigi või rahvuse esindaja keele, kultuuri ja muud tema enda silmis siis kõrgemale teistest kultuuridest, et see on pärit üldse siis Poola sotsioloogi Ludwig Kumplovitši ühest teosest Rassivõitlus, mis hiljem muudeti siis, mille pealkiri hiljem muudeti ära, see Rassivõitlus ilmus 1875. aastal. See on üks sõna ja teine sõna on siis sotsiaalne konservatism, millest Aimar kirjutab siis tänases Postimehes ja mida mul oli väga huvitav lugeda, sest Aimar põhimõtteliselt ütleb seal, et see meie tavapärane selline parem-vasak üles-alla jaotus hakkab asenduma siis sotsiaalse liberaalsuse ja sotsiaalse konservatiivsuse vahel. Ma olen nõus sinu järeldusega, et see joon hakkab minema teisest kohast, õieti juba läheb. Minu arvates me oleme seda näinud viimased 20 aasta jooksul, kuidas need jõujooned ei lähe mööda klassikalist parem-vasak, konservatiiv-liberaalne, vaid sinna tuleb juurde sotsiaalne kõige laiemas mõttes ja nüüd on ka siis Eesti erakondade maastikul väga huvitavalt ümber reastumas. Varasemalt suur võitluskolmik oli mäletatavasti Isamaa, Reform ja mõõdukad ja hiljem sotsiaaldemokraadid. Nad on juba ammu ära hajunud, nüüd on otsitud nagu oma positsioone, nüüd hakkab kristalliseeruma, et on selgelt Isamaa,
ja selles pooles on ka juba Keskerakond ja ilmselt EKRE ja teisel pool on siis need ära kirjutatud liberaalid, kus on Reform, kus on sotsid ja noh, ilmselt ka parempoolsed, ma ei oska nende kohta veel nii täpselt Eesti 200, kas üldse tahab rääkida? Eesti 200 ilmselt ei kuulu enam meie poliitilise tulevikku, ma kardan, et see aasta mõned kuud agooniat veel. Kuigi muidugi Eesti poliitilise maastiku põhjal nüüd teha nii-öelda pikaaegseid järeldusi ja pikaaegseid jõujooni tõmmata Eesti poliitikute ja Eesti erakondade käitumisjärgi on muidugi alati libe tee. On libe, aga samas nad ju kopeerivad ometi jõujooni, mida mujalgi näha. Ma siiski julgen praegu natukene siin olla kindlama sõnaga seetõttu, et kui ma ise nagu sellisele järeldusele jõudsin, siis ma arvasin, et mina ei ole politoloog, et ma võin ju arvata mida tahes, aga siis ma küsitlesin päris mitmeid tuntud ja usaldusväärseid politolooge ja kõik ütlesid, sotsiaalne konservatism täpselt, see ongi see, mis nüüd hakkab toimuma. Siis ma sain aru, et ma olen tabanud väga õiget sõnastust õigel teemal. Selge, ühesõnaga pange tähele, mida siis Alto Saar hakkab sotsiaalsest konservatismist kirjutama, meie peame siin väikse pausi.